Tere! Täna oleme siin Pildikontoris ja meile on külla tulnud notar Diana Lõhmus. Tere! Tere, Diana! Täna siis räägime varjatud puudustest. Miks inimesed üldse notarisse tulevad? Milliseid tehinguid tehakse notarite juures? Notari poole pöördutakse erinevates küsimustes. Kõikides küsimustes notar aidata ei saa, aga peamised tehingud, mida siis notar läbi viib, on siis kinnisvaratehingud, samuti pärimisõiguslikud toimingud, perekonnaõiguslikud, ühisvara jagamised, abielude sõlmimine, abielude lahutamine, samuti volikirjad, väiksemad dokumentide kinnitused, laste reisinõusolekud, erinevad toimingud, mida siis seadus võimaldab läbi notari teha. Ja, päris palju asju. Just. Aga kas notar on pigem nüüd kinnisvaratehingute mõistes? Kas ta on pigem jurist või kontrollija või viib ta lihtsalt tehingu läbi? See tegelikult on väga selline kompleksne töö, et notar peab olema jurist ja samas ta ka kontrollib mitmeid asjaolusid, mis võib-olla siis inimestele nii-öelda esmapilgul ei nähtugi sellest tööst. Et kui klient tehingu sooviga notaribüroosse pöördub, siis notar analüüsib läbi need dokumendid, mida klient soovib teha, kas see tehingut on võimalik vormistada, samuti teeb päringud siis vastavatesse registritesse, kinnisvaratehingute puhul kinnistusregistrisse, samuti kontrollib osalejate perekonnaseisu, kes peab tehingus osalema, ehitusregister, maa- ja ruumiametis kitsenduste register. Ja lõpuks, kui see leping siis on valmis ja tehing toimub, siis notar tõestab selle kokkuleppe. Aga kui palju notar tehingusse sekkub? Et ütleme, koha peal ta ju kontrollimas ei käi tegelikult, vara seisukorda näiteks? Jaa, et selles vahel inimesed eksivad, et kui nad laua taha tulevad ja kirjeldavad siis seda müügilepingu eset või korterit või maja, siis neile vahel tulebki üllatusena, et kuidas notar nagu mingeid faktilisi asjaolusid ei tea, mis nende jaoks on ilmselged, sest nad on, müüja müüb asja, mida ta ise tõenäoliselt on kasutanud ja ostja on koha peal käinud tutvumas, siis notar faktilisi asjaolusid ei kontrolli ja tugineb nendes küsimustes siis osalejate poolt esitatud infole. Näiteks kui on näiteks maja müük, et mis seisukorras maja on või korter, siis selle info edastavad notarile siis kliendid ise. Nii et see on siis tegelikult klientide kohustus? Jaa, just nende vastutusalas. Aga kui nüüd notarisse kinnisvaratehingut tegema tulla, siis ikkagi kas peab olema kõik eelnevalt selge, kokku lepitud poolte vahel? Selleks, et tehing läheks sujuvalt ja kindlasti saaks leping ka sõlmitud sel päeval, nagu on kokku lepitud, siis mida rohkem on tehtud head eeltööd, seda sujuvamalt tehing ka lõpuks läheb. Et iseenesest kõike ei pea detailini võib-olla siis kokku leppima, mõningaid tingimusi saab notar laua taga veel arutada, kokku leppida, aga suures pildis sellised olemus, ütleme siis olulistes tingimustes peab kokkuleppe olemas olema selleks, et leping saaks sõlmitud. Mis juhtudel tehing näiteks notari laua taga ära on jäänud? Tuleb selliseid asju ette veel täna? Väga erinevatel põhjustel, et viimati siin oligi juhus, kus siis lepingu lugemise ajal selgus asjaolu, et on korteris hallitus, millest ostja tegelikult ei teadnud ja ostjal oli hästi selline resoluutne põhimõte, et ta kindlasti ei soovi, et oleks olnud hallitus korteris ja siis sai kokku lepitud, et ostja läheb korra vaatab veel korteri üle. Müüjaga nad said siis kokku, vaatasid korteri üle ja ilmnes, et tegelikult seal probleemi ei olnud ja kenasti sõlmiti siis järgmisel päeval müügitehing. Aga see ongi turvalise tehingu huvides, et hea, et need asjaolud ilmnevad kas siis hiljemalt laua taga, tehingu saab edasi lükata, ostja on veendunud, et ta ostab asja, mis talle sobib ja vältida ka hilisemaid vaidlusi. Aga ütleme, seda ei ole juhtunud, et keegi tuleb ilma dokumendita näiteks tehingut sõlmima? Jaa, dokumendita on tuldud ka kehtetu dokumendiga, et on meelest läinud, et on dokumendi kehtivusaeg läbi. Notar saab tuvastada isikusamasust siis eeskätt dokumentide alusel, aga teisest küljest, kui on tegemist püsikliendiga, siis püsiklient tegelikult dokumenti enam ei esita, et on isiklikult notarile tuntud, näiteks pankade esindajad, siis nende isikusamasust on teada ja just need olukorrad tuleb erinevalt lahendada ka, et inimene on unustanud dokumendi koju, et siis on võimalus ka see ära tuua ja tehing ikkagi lõpuks ära teha. Tere! Aga läheme siis varjatud puuduste juurde. Et teada on ju fakt, et müüja vastutab 3 aastat peale tehingu toimumist varjatud puuduste eest. Jah, et seadus näeb ette müügitehingu puhul siis 3 aastat pärast siis valdusüle andmist, et tehingupäev ja valdusüle andmine ei pruugi olla siis sama päev, aga siis kui on valdus üle antud, ehk siis ostjal on juurdepääs objektile olemas, sellest hetkest siis 3 aastat on müüjal vastutus, kui sul objektil on varjatud puudusi, mida siis silmaga näha ei olnud, kui üle anti objekt.
olekski olnud järgmine küsimus, et mis on varjatud puudus ühe lausega? Varjatud puudus on, no ühesõnaga puudused ongi kahte liiki, on ilmsed puudused, on varjatud puudused. Ilmsed puudused on need, mida siis ostja objektiga tutvudes nägi või pidi nägema ja kõik see, mida silmaga näha ei ole mõistlikult siis objektiga tutvudes, liigitub varjatud puuduse alla. Et see vahel tekitab sellise võib-olla negatiivse varjundi, et müüja ütleb, et aga ma ei ole midagi varjanud, et see ei tähenda seda, et müüja oleks puudust varjanud, vaid lihtsalt see ei olnud siis kellegile näha silmaga ei müüjale ega ostjale. Okei. Aga kui näiteks nüüd vaiba all on parkett krabitud näiteks, kas see nüüd on varjatud puudus, ei ole? Nojah, et siis see tuleb ka igat kaasust nagu eraldi vaadata, et kas siis ostjal oli mõistlik võimalus selle olukorra tutvuda, et seadus ei näe ette üldse eraisikust ostjale ülevaatamiskohustust. Ostja võib osta asja ära ja pärast tutvuda ja hakata selle pinnalt pretensioone esitama. See on pigem müüja huvides, et ostja oleks tutvunud, ehk siis see kohe vähendab müüja vastutust selle seisukorras, mida ostja siis pidi nägema, kui ta käis objektiga tutvumas. Just. Aga mida veel oleks tark teha, et siis ütleme hilisemaid nõudeid ennetada just varjatud puuduste osas? Pigem mitte nii väga, et nõudeid, vaid pigem see, et tehingut tullakse tegema ikkagi reeglina heas usus ja vahel võidakse siis eksida nendes seadusjärgsetes kohustustes. Et selleks, et see tehing saaks tehtud nii, et pärast ei oleks siis kummagil poolel sellist negatiivset kogemust, et tekivad siis ostjal mingisugused nõuded, müüja leiab, et ta nagu heas usus tegi tehingu, ta tõesti ei teadnud sest puudusest, siis kuna Eesti seadus paneb üsna raske vastutuse müüjale, miks siis müüjal on vastutus sõltumata sellest, kas ta ise puudusest teadis, siis müüjal oleks mõistlik teha siis kõik endast olenev, et ta kontrolliks üle selle asja, mida ta müüb. Avaldada ostjale kõik info, mis tal vähegi endal on, asjaolud, mis teda näiteks häirivad, kas seal kortermajas või siis maja müügi puhul siis näiteks piirkonnas ja kõik need puudused siis, mida või vead, mida ei ole võimalik silmaga näha, need siis ostjale ette näidata, tutvustada ja kindlasti notariaalse lepingusse ka kirja panna. Selleks, et hilisemaid vaidlusi vältida. Okei. Aga kui nüüd müüja näiteks ei tea seisukorda, oletame, et tegu on pärandvaraga, mida siis sellisel juhul teha? See müüja vastutust kahjuks ei vähenda kuidagi. Et Riigikohus on öelnud, et müüja peab tundma asja, mida ta müüb. Ehk siis, et oleks ikkagi vaja ise siis see seisukord kindlaks teha ja võimalik on siis ka vastutust välistada. Et seda mitte ainult siis pärandvaraks olema kinnistu müügi puhul, vaid ka muudel juhtudel, aga selles osas peab siis ostja ka kokkuleppe saavutama. Ja mida varem see kokkuleppe saavutatakse lepingulisete läbirääkimiste käigus, seda suurem on tõenäosus, et see ka notarilepingusse kehtima jääb, et nõustaja sellega nõus on. Ja kui tullagi sellega välja, ütleme seal notari laua taga, siis ilmselt on juba hilja. Minu praktikas pole mitte ühelgi juhul siis vastutuse piiramise ostja nõus olnud, see tekitab ostjas selliseid kahtlusi, et miks sellega nüüd siis müüja alles välja tuleb, järelikult on mingi probleem, mida üritatakse varjata, ma kindlasti sellega nõus ei ole. Aga pigem see praktika suund on sinna, et sellest järjest rohkem räägitakse lepingulisete läbirääkimiste protsessis, muuhulgas siis ka maaklerite töö on võib-olla siis vilja kandnud selles osas, et müüja siis avaldabki kohe, et ta müüb selle kinnisvara teatud tingimustel, seisus nagu on ja ostja teab, et ta saab oma ostuotsusel seda ka hinnata, et ta võtab selle riisiku siis juba kohe nii-öelda üle, et ta on nõus siis need riskid võtma, et kui objektiivselt midagi välja tuleb, millest müüja tõesti ei teadnud varjatud puudus või pidanud teadma, siis selle olukorra lahendamisega tegeleb ostja ise, on arvestanud ka selle siis ajalise või rahalise ressursiga või siis on hinda alandatud, et seda on ka päris palju olnud, et müüja ütleb, et ma selles summas tulen hinnas alla ja selle summa ulatuses siis nii-öelda need puudust ja kulutused loetakse müüja poolt nagu juba kaetuks, et kui ostjal on siis teatud summani, ostja siis ise remondib selle puuduse ära, et ka selliseid kokkuleppeid sõlmitakse. Isegi kui see puudus nüüd ilmneb näiteks hiljem? Jah, just, nii et ta katabki selle varjatud puuduse nii-öelda siis likvideerimiskulu ära, see hinnaalandus. Sest kõige levinum on jah see, et müüjad arvavad, et kui ma kirjutan lepingusse selle, et ma müün nii nagu ma on, hilisemate pretensioonide puhul mina ei vastuta, et siis nüüd ma olen täiesti kaitstud. Ei, et see on eksiarvamus. Ikkagi linnalegend, jah? Ja, eks see arvamus ka muutub, et sellest varjatud puuduste teemast on ju hästi palju meedias räägitud ja inimeste kogemus ja teadlikkus tõuseb, mis on väga hea. Pigem on see ostan või müün asja nagu on, tähendab ilmseid puudusi, et see, mida ostja nägi, nii nagu on, sellega ta ostab, et see ei välista müüja vastutus varjatud puuduste osas, et seda eksiarvamust on, et nende osas tuleb eraldi kokku leppida. Aga kuidas neid puuduseid niimoodi kirjeldada, et ostjat lõpuks ära ei peleta?
et me kuuleme siin küll seda, et kui ma nüüd kõik need vead ette loen, siis mitte keegi ei osta seda. Ja see on jah, see nagu ja see läheb jälle teistpidi kaldu, et just oli siin ka hiljuti üks tehing, kus arutasime neid varjatud puudusi, see ongi üks selline punkt, mille peale tehingus väga palju nagu aega kulub, mis on üks põhjalikumaid teemasid, mida arutatakse, mis on väga hea. Ja siis müüja leidiski, et aga paneme siis lepingusse kirja, et see objekt vajab kapitaalremonti. Ja selle peale, kui veel finantseerib pank, siis panga esindaja sekkus, just aga hindamisaktis on kirjas, et see maja on väga heas seisukorras, et siin tekivad käärid, et müüja juba tekib selline nii-öelda väike paanika, et äkki midagi kuskilt tuleb välja, et paneme siis, et kapitaalremonti, et kõik oleks vaja ära vahetada, et see on nagu see teine äärmus. Et tegelikult tuleb ikkagi nagu mõistlikult läheneda, et siin on Riigikohtu praktika ka, et hoonete puhul või ka kortermajade puhul lähtutakse keskmisest kvaliteedist, vanade majade puhul ei saa eeldada siis uue maja kvaliteeti, et see tuleb ikkagi siis võrrelda tolleaegsete nõuetele kehtivust siis, et mis siis tol hetkel olid nõuded ja kas see konkreetne ese siis või kortermaja nendele nõuetele nagu vastab, et see, mis on 100-aastases talumajas normaalne, ei ole siis uusarenduse puhul normaalne. Et põhiasjad ikkagi, mis siis peavad olema, kui sa ostad eluruumi või aastaringseks kasutamiseks, siis kinnisvara, ikkagi kõik kommunikatsioonid, et mis seisukorras nad on, elekter, küte, piisav päevavalgus, et kõik sellised, et kui on sellist normist kõrvale kaldumist, siis need kindlasti siis nendele asjaoludele ostja tähelepanu juhtida ja kirja panna ka. Aga nüüd seda tuleb ka ette, et ostja näiteks tuleb vaatama oma ehitajast tuttavaga või ehitusspetsialistiga, siis mis lugu sellega on seaduse vaatest? Tegelikult on see hea, et võib-olla see annab ostjale turvatunde, et küsimus ongi see, et mis siis nagu tuvastatakse, et seda ehituseksperti ja ekspertiisi võib ka müüa siis ise oma objektile teha, et valistada siis võib-olla need puudused, mis võiksid tekkida pärast objekti üleandmist, et teha see asi võib-olla varem ise korda. Et ostja võib käia üle vaatamas, võib kaasata siis eksperte. Küsimus on see, et mida nad selle ülevaatuse käigus siis tuvastavad ja kui nad tuvastavad mingeid puudusi, jällegi need siis lepingus fikseerida. Et see on nagu oluline. Et pigem on see nagu hea. Siis, nagu öeldud, ostjal on see 3 aastat õigust siis peale valduse üleandmist müüja poole pöörduda, kui ta nüüd mõne puuduse avastab. Aga kuidas see käib praktilise poole pealt? No notari poole nende puudustega, kas siis on see hea asi või mitte, seda tagasisidet me väga palju ei saa. Mõned juhused on olnud, et ostja küsibki, et teil kirjeldab seda olukorda, tuli välja hallitus või tulid välja mingisugused siis puudused, et mida ma nüüd edasi teen. Õiguskaitsevahendi valik, et ehk siis mida ostja saab nõuda, on ostja enda otsustada. Reeglina siis ikkagi esimene asi on see asja parandamise nõue, et tuleks siis müüjaga ühendust võtta, kirjeldada seda olukorda, müüjal peaks võimalus olukord siis ka üle vaadata, tuvastada, et kui suur see kahju on või mida seal täpselt siis teha tuleb, et tal oleks võimalus see asi ka siis ise korda teha. Oma kuludega nii-öelda. Jah, et võib-olla tema oskab näiteks oma kätega selle asja ära parandada, et kui ostjal on võimalus siis ka kokkulepe võib-olla ka selline, et ostja siis tellib ise selle töömehe või tellib need tööd selle puuduse kõrvaldamiseks ja need põhjendatud, vajalikud ja dokumentaalselt tõendatud kulud siis müüja hüvitab. Et ka see kokkulepe, kui müüja ei oskusi selle asja parandamiseks või pole piisavalt aega või tahtmist, siis võib ka nii kokku leppida. Ja loomulikult saab ostja nõuda kahju, kui selle puuduse tõttu on otseselt tekkinud kahju, see on tõendatud, samuti on see siis dokumentaalselt tõendatud, saab lepingust taganeda, kui on oluline puudus, tuleb anda siis ka täiendav tähtaeg müüjale siis selle puuduse kõrvaldamiseks ja samuti saab teha hinna alandamise avalduse, öelda, et see hind ei ole selline koos selle puudusega. Aga alati, kui on mingisugune olukord, on võimalik pooltel kokku leppida. Et praktikas on ka lahendusi olnud erinevaid, et siin just hiljuti oli ka, et kliendid müüsid maja ja soovisid lisada kohe lepingusse kokkuleppe. Kui mingi puudus avaldub, me siis kohe ostame kinnisvara tagasi. Et see on ka selles mõttes müüjale kindlasti võib-olla mõistlik kokkulepe, ostjale võib-olla mitte nii väga, et kui ilmebki mingisugune väiksem puudus, et siis sa tegelikult ei taha sellest varast loobuda, vaid lihtsam oleks teha ikkagi selline kulutuste hüvitamise nõue. Et jah, aga isegi kui see puudus ilmeb, alati võimalik siis kokku leppida lepingu lõpetamises, anda siis asi tagasi ja maksta raha tagasi. Aga lõpuks õiguskaitsevahendi valib? Põhimõtteliselt ostja, jah. Aga ta peab olema proportsionaalne selle puudusega ka, jah. Aga kui palju üldse müüjad nii-öelda üle mõtlevad või kui palju müüja kardab müüa täna? Ja mulle tundub, et see hirm on nagu suurenenud. Isegi minu enda tutvusringkonnas on küsitud nõu, et mida ma nüüd teen, et mul on siin maja 10-15 aastat vana, ma peaksin selle müüma, võib-olla uue ehitama, suurema või parematele kvaliteedinõuetele vastata, aga ma ei julge, et see olukord on nii keeruline ja kõik see ajakirjanduses
avaldatud artiklid ka tekitavad sellist hirmu, et kindlasti on müüjad palju teadlikumad, mis on väga hea, et nad väga palju juhivad tähelepanu, mõtlevad läbi, mida nad müüvad, et see vastutustunne sellesse lepingusse tulles on oluliselt tõusnud ja see tegelikult on nende enda seisukohast väga hea, et aga sellist hirmu on ka kohati. Et aga võib-olla kõige olulisem ikkagi, mõned müüjad ütlevad ka seda, et hea on sellel inimesel selle müüja, see ostja on sümpaatne, et see võib-olla see ostja ise tekitab sellise usaldustunde, et lõppastmes selle kokkulepped sõlmivad ikkagi pooled ja alati mõistlikult võimalik need olukordi lahendada rahumeelselt. Milline on maakleri roll nüüd just notari jälle vaates tehingu siis ettevalmistamisel? Mina oma praktikas ütlen, et mul väga loeb koostööpartner, seda ka siis maakleri või siis kinnisvarabüroo näol, et ta on ikkagi väga suureks abiks lepingu ettevalmistamisel, sest tegelikult kui notari tehing kestab pool tundi, tund või ma ei tea, maksimaalselt paar tundi, siis see aeg on tegelikult väga lühike, millal sa enda klientidega saad nii-öelda siis kõik need teemad põhjalikult võib-olla läbi käia, et see põhitöö toimub eelnevalt lepingueelsete läbirääkimiste käigus, korduvalt käiakse objekti üle vaatamas, maakleril on info, millised on ostja soovid, millised on müüja soovid, kuidas see kokkulepe saavutatakse, millised on puudused, kuidas need kirja panna ja mida põhjalikum ja parem on maakleri töö, seda parem notarileping sealt tuleb. Ja samamoodi saavad ka poolt õigused paremini kaitstud, nii et ülioluline. Kas on veel mingisuguseid soovitusi, et kuidas maakler siis saab aidata müüjal riske maandada? No selle vastutuse piiramise osas kindlasti, et kui müüjal see soov on, võib-olla siis juhtida tähelepanu sellele müüja vastutusele, mida seadus ette näeb ja kui müüja soovib siis oma vastutust piirata, siis sellest ostjaid ka kohe teavitada, et selline soov on ja need nii-öelda siis need küsimused läbi arutada ausalt ja panna need siis kohe kirja ka või ühesõnaga fikseerida, et see kindlasti on oluline. Et võimalikult vara siis tuua lauale see vastutuse piiramise. Ja, sest et ostjad võib-olla isegi pigem et kui sa oled müüja positsioonis, sa tead seda müüja vastutust paremini, et kui sa ostad, et võib-olla sa nii väga selle teemaga kursis ei ole, et ostja pigem see teadlikkus tõuseb siis, kui tal ongi pärast mingi probleem ja siis ta pöördub juristi poole ja siis ta teab oma õigusi, et siis tal võib tulla ebameeldiv üllatusena, et aga tegelikult et seal olid mingid nüansid, et ma nüüd enam nõudeid esitada ei saa, et see teadlikkus mõlema poole poolt, et selleks, et välistada hilisemaid vaidlusi ja selliseid ebameeldivaid situatsioone on oluline. Olla aus. Maaklerid teavad ja notarid teavad ka, et müüja küll vastutab 3 aastat siis peale valduse üleandmist puuduste eest, aga tegelikult müüja vastutust on võimalik piirata. Et oskad sa tuua nüüd paar näidet meile, sellist lihtsat ja hästi elulist, et kuidas müüa vastutust piirata? Ja, poolte kokkuleppel saab siis müüa vastutust piirata, need on erinevad siis viisid, et see sõltub, kuidas siis pooled kokku lepivad. Hästi tavaline on see, et see 3 aastat tundub klientidele väga pikk aeg, eriti müüjale, et 3 aasta jooksul, et kui ma müün oma kinnisvara ära, mul tekivad rahalised vahendid, võimalik, et ma soetan uut kinnisvara, nüüd ma pean siis 3 aastat olema nagu hirmul, et äkki midagi on, et mul seda raha võib-olla vaja siis selle puuduse kõrvaldamiseks. Et siis üsna sageli hiljuti ka tegime ühe tehingu, kus siis lepiti kokku, et see tähtaeg ei ole mitte 3 aastat, vaid on aasta. Et siis aasta on selline paras aeg, kus siis erinevad aastaajad vahelduvad, on siis võimalik majade puhul ka siis ostjal kasutada seda hoonet kütteperioodi all, kevadel ja selle perioodi jooksul tõenäoliselt, kui suuremad puudus on, need ka peaksid ilmnema, et siis see aastane periood on mõistlik olnud osalejate jaoks. Siis oleme vastutust piiranud ka süülise vastutuse korral, eks siis tegelikult see süüline vastutus ongi see, mida müüja sageli tunneb, et kui ma olen süüdi, kui ma teadsin, et siis ma nagu likvideerin selle puudusega, et aga kui ma nagu teadlik ei olnud sellest puudusest, siis ma nagu ei vastuta, et objektiivsed nii-öelda puudused, mis välja tulevad, millest teada siis müüjal ei olnud, et selle riisiku ja nende puuduste kõrvaldamise siis võtab ostja üle. Ja pigem minnakse seda üldise vastutuse piiramise teel, et ikkagi need puudused, mis siis teada ei olnud, et need siis nende eest müüja ei vastuta. Et see on nagu see põhiline, mida kokku lepitakse. Et pigem aga kõige rohkem ütleme siis kaitseb ka see, et loetletakse hästi detailselt, millised puudused müüjale teadaolevat asjal on. Vahel on need mitu lehekülge pikad, need lisatakse siis notariale aktile, et see on võib-olla kõige parem kaitse. Meie ka rõhutame oma klientidele, et tuleb olla aus ja võimalikult läbipaistev, sest et lõpuks maakler ei saa ka kaitsta nende siis puuduste eest, millest sa meile ei räägi. Just, Mis asi on hüpoteek?
Hüpoteek on kinnisvarapant, et kõige tavalisem olukord, kus inimene hüpoteegiga kokku puutub, on see, kui ta siis ostab uut kodu, võtab pangast laenu, siis panga kasuks jäetakse hüpoteek, ehk siis see korter või kinnisvara siis jääb pangale tagatiseks, seni kuni laenu makstud, ja negatiivne tagajärg on selles, et kui seda laenu korrektselt ei teenindata, siis pank võib hüpoteegi realiseerida, ehk siis nõuda selle varamüüki läbi kohtutäituri. Aga miks see hüpoteek nii suur on? Et mina võtan 100 000 laenu, aga hüpoteek ei ole ju 100 000. Ei, no hüpoteegi summa tegelikult on kokkuleppe küsimus, seda seadusega paika pandud ei ole. Suuremate krediidiasutuste praktika on see, et hüpoteegi summa on 30% suurem kui on laenusumma, sest ta tagab ära mitte ainult seda laenu, mis võetakse, vaid intressi ja muid rahalisi nõudeid ka, mis laenulepingust tulenevad. Et see praktilist väärtust omab just selle läbi kohtutäituri müügi, et kui hüpoteegi ostetakse kinnisvara laenuga summaga 100 000, juba esimesed laenumaksed klient jääb võlgu ja kui nüüd pank paneb hüpoteegi täpselt sama summa 100 000, pöördub kohtutäituri poole, siis täituri müügist üle 100 000 euro nõuda ei saa, ehk siis kui see võlgnevus on suurem, siis muud rahalised nõuded jäävad pangal siis nii-öelda selle hüpoteegi summaga katmata. Küll aga ei pea seda hüpoteegi summa suurust kartma, sellepärast et see hüpoteegi summa võib suurem olla, aga krediidiandja või siis laenuandja saab reaalselt nõuda seda summat, mida siis võlgu ollakse ja vastavalt graafikule tegelikult see ka ära makstakse, nii et lõppastmes on nii, et laen on kõik tagastatud, hüpoteegi kanne veel registris on, seda nii-öelda siis öeldakse, et see on nii-öelda see tühi hüpoteek, et laen on tagastatud, aga kanne registris on veel üleval. Okei, nii et kui mina nüüd maksan oma see 100 000 laenu ära, siis mu hüpoteek tegelikult ei kustu. Ja automaatselt sealt maha ei lähe, sageli seda isegi unustatakse, sest kui laenumakse nii-öelda siis viimane saab makstud, siis tuleks tegelikult pangale teada, et ma soovin ka siis hüpoteegi kustutamise avaldust, seda saab teha notari kaudu või digitaalses vormis ja pank annab siis nõusoleku hüpoteegi kustutamiseks, kui laen on tagastatud. Iseenesest, kui ta jääb ka sinna ülesse, tühjal hüpoteegil on oma plussid, et seesama inimene võib-olla siis, kui on kinnisvara ostnud laenuga, mingi hetk soovib remondilaenu võtta, seda sama hüpoteegi saab nii-öelda siis uuesti kasutada, leppida pangaga kokku notariaalses vormis siis, et see hüpoteek tagab ka mingit uut laenu, et siis ei pea uuesti hüpoteegi seadma, saab siis raha kokku hoida tehingukulude mõttes. Ei pea ju uuesti hüpoteegi seadmise eest maksma. Just. Väga mõistlik. Aga kas notar kontrollib mingeid võlgnevusi ka? Võlgnevusi notar ei saa kontrollida, notar näeb ainult registrite andmed, ehk siis me näeme kinnistusregistris erinevaid siis kandeid ja hüpoteek näitabki siis seda tõenäoliselt, et on mingisugune siis krediit või laen võetud selle kinnisvara tagatisel. Võivad olla erinevad võlgnevused, eeskätt siis on, mida praktikas palju küsitakse, on korteriühistu võlgnevused, et kas siis notar on kontrollinud, kas müüjal on korteriühistus võlgnevusi, seda notar ei kontrolli, seda kontrollib siis nii-öelda müüja ise või annab selle infot ostjale või siis kui tehingusus maakleri, siis tavaliselt maaklerid võtavad ühistu tõendit, võlgnevusi ei ole. Et see on ka hästi oluline enda jaoks selgeks teha, sest kui on korteriühistu võlgnevus seoses korteri omandiga, seaduse kohaselt see võlgnevus läheb uuele omanikule üle, ehk siis ühistu saab võlga nõuda ka uuelt omanikult. Lepingu alusel küll ostja saab nõuda müüja käest, aga kui müüja seda võlgnevust ostjale ei tasu, siis saab ainult läbi kohtu seda nõuda. Nii et lihtsam on ikkagi enne tehingut kindlaks teha, kas on korteriga seoses ühistus võlgnevusi või mitte. Okei. Aga lõppkokkuvõttes siis tühja hüpoteeki ei tasu karta. Aga kust ma tean, et see hüpoteek on tühi, kui mina olen ostja? See sõltub, kelle hüpoteek see on, et kui mina ise olen selle hüpoteegi seadnud, ma tean, et see laen on tagastatud ja ma tahan ise seda kasutada, siis on ta turvaline valik, aga kui sa kinnisvara omandad, siis kinnistusregistri andmetega saab inimene ise ka tutvuda, õigustatud siis huvi korral. Ja siin tulebki siis ka notar nii-öelda mängu, et kui tehingut ette valmistame, siis me vaatame üle ka, kas on hüpoteeke ja me võtame siis müüjaga ühendust, et hüpoteegi pidaja peab tehingus osalema, et see hüpoteek kas siis kustutatakse või lepitakse kokku, et see hüpoteek näiteks loovutatakse ostja hüpoteegi pidajale, võimalik siis kokku leppida. Iseenesest ei ole keelatud teha siis müüja ostjal tehingut nii, et hüpoteegi pidaja tehingus ei osale, see hüpoteek jääb peale, aga siin on ostjale risk, et kui ta ei tea, milliseid nõudeid see hüpoteek tagab ja kas selle hüpoteegiga siis tagatud nõuded on rahuldatud, ehk siis kas see laen päriselt on ka tagasi makstud, kui ta saab selle asja omanikuks ja tuleb välja, et see laenusaaja neid makseid ei tee ja see asi läheb sundtäitmisele, siis ostja kaotab selle kinnisvara omandi. Et see on riskantne. Aitäh sulle seda ka selgitamast. Räägime ühest põnevast teemast veel. On kaks väga erinevat asja. Broneerimisleping ja siis võlaõiguslik leping. Mis on nende kahe vahe? Broneerimisleping on siis pooltevaheline lihtkirjalik siis leping, mille siis lepitakse kokku, et mingi perioodi jooksul müüa seda vara siis kellelegi teisele ei müü.
Võlaõiguslik leping on ikkagi siduv müügikokkulepe, kui on notariaalselt tõestatud võlaõigusleping, siis müüja on selle asja ostjale ära müünud, on kokku lepitud konkreetne hind, mis peab jääma siis paika, seda ühepoolselt muuta enam ei saa ja lepitakse kokku ka see lõpptähtaeg, millal sõlmitakse asjaõigusleping, mille alusel ostja lõpuks omanikuks saab. Et ikkagi võlaõigusleping omab siis tugevamat juriidilist jõudu ja sellest lepingust tulevad pooltele ka siis siduvad õiguslikud tagajärjed. Seda nii lihtsalt nii-öelda lõpetada ja selle suhtes siis ümber mõelda ei saa. Okei. Nii et kui nüüd ostja soovibki mingisuguse väikese summa, tal näiteks laenu ei ole veel kätte saanud või ta kogub alles raha, siis mis need nii-öelda järgmised sammud peaksid siis olema? See pigem sõltub sellest, et kui tõsine ostja on, et kui tal on kindel tahe ja seal lihtsalt ongi sellised elulised asjad, mille tõttu ta kohe ei saa siis lõpptehingut notariaalselt teha, on mõistlik teha võlaõiguslik leping, see annab ostjale turvatunde, et tema on saamas selle asja omanikuks, on kokku lepitud hind, see ei saa enam muutuda ja on kokku lepitud ka siis tähtaeg, millal see lõpptehing tehakse. Et see annab ostjale õigusliku kindluse. Samas ka müüjale kindlus, et ostja on ikkagi sidu selle kokkuleppega, ta ostab selle hinnaga selle asja ära ja lihtsalt niisama ostja enam nii-öelda nagu taganeda ega ümber mõelda ei saa, sellega kaasneb siis tavaliselt ka trahv, ehk siis ettemaks, mis on müüjale tasutud, jääb siis trahvina müüjale, kui lepingu ostja omapoolse rikkumise tõttu lõpetab. Ja natuke siin provotseerin, kas võlaõiguslikku lepingut saavad ka pooled omavahel sõlmida või maakleri vahendusel sõlmida? Et milline see nii-öelda vorminõue sellel on? Vorm on karm, et vorm on notariaalselt tõestatud. Selle võib nii-öelda sõlmida, aga sellel lepingul ei ole õiguslikke tagajärgi, ehk siis see tegelikult ei too kaasa tagajärgi. Ehk siis kui müüjana ma tahan ikkagi juriidiliselt siduvalt selle objekti siis nii-öelda broneerida oma ostjale, siis ma pean tulema notarisse. Jah, tuleb kokku leppida. Võlaõigusliku lepingu. Just. Müüt versus tõde. Müüakse nagu on, vabastab varjatud puuduste vastutusest? See ei vasta tõele, et müüakse nagu on, vabastab siis müüjat vastutusest nende puuduste osas, mis on siis ilmsed ja mis on ostjale näha. Varjatud puuduste eest ei vabasta. Müüt versus tõde. Kui ostja ei märganud ülevaatusel puudust, see on tema probleem. Siin ei ole nagu ühte õiget vastust, see sõltub puudusest, et kui on ilmne puudus, mida ilmselgelt ostja pidi märkama, et ma ei tea, majal ei ole katust või akned uksi ees, siis ta ilmselgelt pidi neid nägema, et sellele hiljem ta tugineda ei saa. Aga kui on varjatud puudus, mida ta näha ei saanud, siis ta sellele saab tugineda. Müüt versus tõde. Ostjat tuleb kõigest teavitada, et vaidlusi vältida. See on pigem tõde, et see müüja seisukohast oluline, et kõik info, mis tal vähegi on, ostjale edasi anda selleks, et siis vähendada hiljem ostjapoolseid nõudeid. Aga aitäh, Diana, et sa tulid meile täna külla, rääkisid meile varjatud puudustest. Aitäh kutsumast!